Tere tulemast, armas kogudus, armsad sõbrad, armsad vaatajad, kes te vaatate meid läbi Pildiraadio või Facebookist. On imeline pühapäev, kus me võime tähistada või kus kogu maailm tähistab täna Kristuse ülestõusmist. Kristuse surm ja ülestõusmine on meie usu alused. Kui seda ei oleks olnud, siis Piibel ütleb, et meie usk oleks tühine. Aga Jeesus on surnud ja üles tõusnud ja täna on pühapäev, millal kogu maailm tähistab seda, et ta on üles tõusnud ja tänu Jumalale. See on võrratu sõnum kogu maailma, üks lootu sõnum, et Jeesus on üles tõusnud ja meil patud maksnud. Ja meil kõigil on täna lootus ja meil kõigil on täna võimalus tulla Jeesuse risti alla, anda oma elud sellele, kes andis oma elu meie eest. Ja öelda, issand, siin ma olen oma elu elanud ekslikult ja valesti, arvestamata sinuga, aga nüüd ma tulen ja ma annan oma elu sinule, ma tahan oma elu pühendada sinule, elada õieti. Ja kui sa ütled, siis Jumala püha vaim tuleb ja teeb muutuse sinu sees. Ta teeb sinu vaimu elavaks Jumalale ja sa hakkad kogema Jumala elu oma sees. Halleluuja! Aga täna on veel üks huvitav päev sellepärast, et kui aastasadu on seda päeva tähistatud suurte rongkäikude ja rahvakogunemistega, inimesed on tulnud kokku. Ka need, kes väga tihti kirikus ei käi, on tulnud ja tähistanud seda päeva. Läbi rongkäikude, läbi suurte kogunemiste, läbi suurte väljakutel peetakse koosolekuid, kus on tuhande inimesed, siis täna on kirikud tühjad. Aga me ei pea sellepärast muretsema, sellepärast, et inimesed on oma kodudes, oma ekraanide taga, tänu Jumalale, et on täna selline võimalus. Et olla ühes koos läbi tehniliste vahendite. Aga mitte üksinda, vaid me oleme võib-olla rohkem koos, kui me oleme siis, kui me istume oma pingis üksteise kõrval. Ma olen kogenud seda viimaste päevade jooksul, vestledes läbi interneti inimestega üle maailma. Ja kõik on kuidagi nii omased, kuidagi nii üks. Nii et see kriis ei ole me mitte kaugendanud, vaid lähendanud. Teinud meid kuidagi moodi, me tunneme üksteise toetust, üksteise hoolt, üksteise muret rohkem, kui võib-olla kunagi varem. Ja ma usun, et Jumal teeb igas raskes situatsioonis midagi, mida ei saa teha headel aegadel. Tänu Jumalale selle eest. Aga üks erakordne võimalus on ka täna meil mälestada Kristuse surma, nagu ta on seda Uues Testamendis meile jätnud selle traditsiooni või kombe või toimingu, et me seda teeksime. Kogu aeg me teeme seda oma kirikutes, jagades leiba ja murdes leiba ja juues karikast. Täna me oleme kodudes oma ekraanide taga ja kui sa oled seal, siis tee ettevalmistus, võta üks väikene morss või maht ja leivatükike. Ja ole meiega koos ja murra leiba. Me ei ole seda kunagi eelnevalt niimoodi teinud, aga ma usun, et Jumal selles olukorras puudutab meid. Ja me saame üheskoos jagada leiba läbi võib-olla 10, 100, 1000 kilomeetrite. Ja üks asi veel, ma usun, et kui muidu koguduse külastajate arv on enam-vähem üks,
seesama, me võime enam-vähem arvestada, kui palju inimesi kirikusse tuleb, siis ma usun, täna see sõnum jõuab palju rohkemate inimestega kunagi varem. Rohkemate inimestega kunagi varem. Ja meil on hea meel, et meil seda sõnumit tuleb jagama Aivar Arge. Nii et paneme kõrvad kikki ja kuuleme, mis Jumal läbi tema räägib, aga meil on ka üks tunnistus, mida jagab Kristel Arge. Tunnistus on alati need põnevad lood, mis Jumal teeb igapäevaselt meie eludes. Et Jumal ei ole mitte ainult teinud neid asju aastatuhandeid tagasi me loeme Piiblist, vaid Jumal teeb neid asju täna iga päev meie eludes. Rõõm on see, et Jumal on ka täna meie keskel. Aga enne kui me tuleme ja ülistame Jumalat, tõstame oma hääled koos meie ülistusmeeskonnaga. Tõuseme ja täname Jumalat. Ja meil on ka siin üks palvesoov toodud. Aga sina, kui sa oled oma kodus oma ekraani taga ja kui sul on mingisugune haigus või vaevus oma ihus, siis pane oma käsi selle peale. Või kui sul on kedagi, kes vajab eespalvet, siis palveta seal kodudes nende eest. Aga meil on täna toodud üks palvesoov ühte haiglat aidanud töömehe eest. Tema käis haiglas aitamas neid tegemas seal mingit tööd ja nad on haiged, et palume nende eest. Isa, me täname sind selle päeva eest, me täname, et sa andsid oma poja Jeesuse Kristuse meie eest surema, aga sa tõstsid ta ka üles, kolmandal päeval. Me täname, meenutame, pühitseme seda päeva. Jumal, ma täname, et sa ütled ka oma sõnas, et kui see vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, kui see elab meis, siis see teeb ka meie surelikud ihud elavad. Siis me täname, et me oleme täna elavad. Ja kui me tunneme ka oma eludes, oma ihudes mingisugust võõrast, midagi, et meie tervis ei ole päris korras, siis Jumal, me tõstame oma käed sinu poole ja me palume, Jumal, sinu tervendavat väge iseenda üle, inimeste üle, kes on ekraanide taga, on pannud oma käed oma haigete kohtade peale või kui see on see viirus, siis me täname Jumal, et see läheb ihust, mis on välja Jeesuse nimel ja tal ei ole meelevalda meie elude üle. Ja eks me palume ka selle palvesoovi eest, mis on toodud selle pere eest. Ja me täname Jumal, et sina oled see, kes tervendab. Issand, olenemata sellest, et need ei ole täna ka siin või võib-olla nad vaatavad, aga me täname Jumal, et sinu vaim on igal pool ja me täname, et nad tervendavad. Jumal, ja mitte ainult ei tervenda sind, sa ei saa tervendama, et sa tood ka ühe uue lootuse ja uue väljavaate elule. Isa, me täname sind. Halleluuja, halleluuja. Amen. Aga nüüd on meil hea võimalus ülistada ja nagu Piibel ütleb, tõstke üles oma pühad käed ja ülistage oma Jumalat, sest ta on seda väärt. Su armastus on nõnda suur, et surid mu eest ja risti peal sa võtsid mu süü, maksid mu eest ja nõusid taas, et elada võiksin. Jeesus, su armastus on nõnda suur, surid mu eest, risti peal sa võtsid mu süü, maksid mu eest ja tõusid taas, et elada võiksin. Olgu see
Ei ole teist kui sa. Tõesti, ei ole teist sellist isikut, kes on jätnud oma elu. Ei ole teist sellist Jumalat. Ei ole teist kui sa. Aitäh. Nüüd enne kui edasi läheme oma leiva murdmisega, siis ma ütlen mõned teated. Eestis valitseva olukorra tõttu on Nelikaare kiriku pühapäevaste jumalateenistuste sõnumid ja teated jälgitavad pühapäeviti kell 11:00 aadressil www.facebook.com/Nelikaare kirik www.facebook.com/Nelikaare kirik ja kell 17:00 YouTube'i kanalil www.youtube.com/user/ringvaade. Kell 17 oli siis www.youtube.com/user/ringvaade ning õhtul 17:30 Kuressaare Pildiraadios www.pereradio.com/pildiraadio. Kell 17:30 siis www.pereradio.com
/pildiraadio. Ja seesama teenistus on Pildiraadios kordusena nähtaval ka esmaspäeviti kell 17:00 Kuressaare Pildiraadio vahendusel. Kodugruppide, palvegruppide, ülistusproovide, noorteõhtute ja piiblikooli kogunemised on hetkel peatatud 1. maini 2020 või kuni olukorra paranemiseni. Nii et me täpselt seda kuupäeva ei tea, praegu on 1. mai, ta võib lüheneda, ta võib pikeneda, aga täna juba kodugrupid ja palvegrupid on ka käivad koos interneti vahendusel läbi Facebooki, Messengeri või mis iganes, et midagi võimatut ei ole. Ja siis soovitame tööaegu juhtide võimaluse korral kasutada tehnilisi vahendeid, mille vahendusel on samuti võimalik koos palvetada, pidada piiblitunde ja muid sarnaseid osadusetki korraldada. Aga me võtame ka kokku meie armastus Anni, mis meid iga pühapäeval on kokku võtnud ja meie oma armastus Anni ja kümnise saate siis kanda Eesti Kristliku Nelipüü Kiriku Kuressaare koguduse arveldusarvele. Ja see arveldusarve on EE 30 22 00 22 10 11 04 61 62. Ja ma kordan. Saaja on siis Eesti Kristlik Nelipühi Kirik Kuressaare kogudus ja arveldusarve EE 30 22 00 22 10 11 04 61 62. Saite kirja? Väga hea. Et siis oma armastus Anni võite kanda sellele arveldusarvele. Aga meil on hea meel nüüd murda leiba, nii nagu Jeesus selle meile jättis. Ja ma annan siit järje üle meie armsale vennale, pastor Arnold Kõupule. Tere, armsad vennad ja õed! Tohutult suur rõõm on täna edastada head sõnumid sellest, et Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud ja elab. Ja täna, kui me oleme koos siin, nii palju kui meid siis on, kes on seotud selle teenistuse salvestusega, ja teie, kes te jälgite loodetavasti meid ka nende meediakanalite kaudu, me saame koos tulla nüüd ja murda leiba. Apostlite tegude raamat jutustab meile päris alguses sellest, kui oluliseks pidas algkogudus teatuid toiminguid ja Apostlite tegude 2. peatükk 42. salm tuletab meile meelde, kuidas siis algkogudus toimis ja mis oli nende jaoks oluline. Ja ta ütleb siin, et nemad, ehk siis Jeesuse jüngrid, tema järgijad, püsisid alati apostlite õpetuses ja osaduses ja leiva murdmises ja palvetes. Leiva murdmisel, kus me ka täna tuleme ja saame sellest osa, mis me teeme? Me kuulutame tegelikult nähtaval kujul siis Jeesuse ihu ohvrit ja tema verel põhinevat andestust, millest räägib ka Matteuse evangeelium. Ja igal ühel siis, kes usub Kristuse ihu ohvrisse ja tema lepitusveresse, kinnitab leiva murdmine või pühaõhtu söömaaeg või issanda surma mälestamine, kuidas kusagil seda terminit kasutatakse. See tuletab meile meelde, et me oleme andeks saanud kõik oma patud. Meile on andestatud. Ja leiva murdmise kaudu me ka kuulutame koguduse ühendust, ühtsust. Nii nagu üks leib koosneb mitmest terast, koosneb üks kogudust mitmest liikmest. Ja Jeesus ütleb leiva murdes, tehke seda minu mälestuseks. Ja sama tegelikult kinnitab ka apostel Paulus, öeldes täpselt samamoodi. Me teeme seda, et mälestada seda,
miks Kristus tuli, miks ta suri, mis on selle asja tähendus. Ja ma loen ka, enne kui me murrame leiba, Jumala sõna ja teen seda 1. Korintuse kirjast ja siit mõned salmid loen 10. peatükist 16. ja 17. salmi ja 11. peatükist 23. salmist kuni 26. salmi lõpuni. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Ja 11. peatükk 23. salmist alates ütleb apostel Paulus, sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja sel sama kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles: see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Meie ka, enne kui murrame, täname issandat selle eest, et tema ihu murti, aga mitte ainult ei jäänud see ihu sinna hauda, vaid Jumala väe läbi ta äratati üles. Ja täna oleme meie, otse kui see leib on üks ihu Kristuses. Elav Jumal, me südamest täname sind, et täna, kui me võime tähistada Jeesuse Kristuse surnuist üles tõusmist ja meenutada ka seda, miks oli see surm oluline ja tähendusrikas, siis me oleme sulle väga tänulikud, et sa mõtlesid igaühe meie peale ja mõtled ka täna. Sinu imeline jumalik vägi, mis äratab surnuid ülesse, oli tegeva Jeesuse Kristuse surnud ihu juures nii võimsalt tegev, et surm ei saanud kinni pidada. Kristuse ihu, mis sai osaks paljudest kannatustest ja iga selle kannatuse sees oli sinu mõtted, elav Jumal, igale ühele meile suunatud. Jeesus, me täname sind, et sa pidasid vastu. Jumala väe läbi sa võitsid surma. Jumal liitis üheks meid selle ihu läbi, kes me täna siin oleme ja sind järgime, Kristus. Tänu sulle iga venna ja õe eest, keda hüütakse Jeesuse jüngriks, kes järgib sind. Ja täna me tõepoolest, Jumal, tänu tundes meenutame kõike seda, mida sina meie eest tegid. Ja me usume, et sa elad. Sa elad meie südametes, sa elad meie keskel, sa oled siin. Kristus, sa kirgastad iseennast Jumala väe läbi, ka täna, kui me murrame seda leiba. Ma palun sinu õnnistust igale osalejale, kes on oma kodudes ja hoiavad hetkel seda leivatükikest oma käes, et nad mõtleksid sellele, mida sina, Kristus, nende eest isiklikult tegid. Ja ma usun, et see on üks hetk, kus me kogeme Jumala väe lähedal olu, kogeme jälle uut jõudu, aga ka tervenemist ihu, vaimu ja hinge poolest. See on hetk, kus me tõepoolest, issand, tajume seda, et sa oled siin meie keskel oma vaimu läbi ja kinnitad igat ühte. Tänu ja kiitus sulle. Nüüd, kui sul on see leivatütike käes, siis me võtame selle ja sööme ja täname Jumalat, et meie kuulume Kristuse ihusse.
Sel samal kombel võttis ta karika ja õnnistas ja ütles, see on uus leping minu veres. Me täname Issandat ka selle uue lepingu vere eest. Jeesus, uus leping sinu veres on meid lunastanud kõigest patust. Ja sinu sõna ütleb, et nüüd ei ole enam hukka mõistmist nende üle, kes on Jeesuses Kristuses. Sinu veri, mis voolas Golgata ristil, seal, kus kanti kogu maailma patu süü. Selles veres on elu. Elu mitte ainult selles maailmas elamiseks, aga elu, mis on igavene elu. Sinu läbi, Kristus, on tee avatud igale ühele, kes usub sinu lepitustöösse, tee avatud elava Jumalaga osadusse pääsemiseks. Kiitus sulle, Kristus, et just selle vere kaudu täna meie võime olla kinnitatud, et ka meie oleme uue lepingu sulased, nii nagu sinu sõna seda ütleb. Ja palume ka, Issand, et kui me nüüd sellest osa võtame, et siis otse kui sinu veri voolas sinu soontes, täna voolaks see meie soontes ja annaks elu kõigele sellele, mis otse kui tundub olevat surnud. Aga Jumala mäe läbi saab see elavaks. Issand, tänu ja kiitus sulle selle uue lepingu vere eest, millest me täna osa saame. Õnnista igat õde ja venda oma kodudes, kes nüüd just sellel hetkel sellest osa võtab. Ja me joome, kes siis topsist, kes karikast ja täname Issandat, et me oleme uue lepingu sulas. Nüüd ma palun, et Sandre ja Ants-Eiki tulevad veel ja me koos kiidame Jumalat, sest ka see oli üks osa algkoguduse igapäevasest praktikast, elupraktikast, kus nad kiitsid Jumalat selle kõige eest, millest nad olid osa saanud. Ja meie täna kiidame selle eest, et me oleme üks ihu Kristusega ja me oleme uue lepingu sulased. Ja kui sa paljuks ei tea, siis võid ka oma kodus korra sirutada ennast tõusta ja täname koos Issandat. Jätsin taevaan, et tuua enu meil, ohverdasi tuimu, et rõõmuks olla meil. Riski lõdisin, me varu kandsid sa, et me võiks elada, vabalt hävida. Saaksid Jeesus, kõik on tänu sinule, su lunastus, tema vabadusel nostetud su verega.
sulle, Jeesus, ja kiitus sinule. Mind ostetud su verega, halleluuja. Aitäh, pastor Aur, et me saime üheskoos murda leiba meie siinpool ja teie sealpool ekraani. Aga ma kutsun üles siia Kristel Harge ja ta annab oma tunnistuse. Teatavasti ülestõudnud pühadel, kes olid esimesed, kes hauale jõudsid? Naised. Ja meil on täna hea meel, et meil on täna ka eesrinnas naised. Ole hea, kui õed. Aitäh! Tere hommikust ja ma tahaksin anda siis oma väikse tunnistuse Jumala armust ja Jumala armu suurusest. Et kindlasti me oleme viimastel aegadel kogenud, et meie sõbrad või tuttavad või sugulased, kes võib-olla ei tunne Jumalat, et on küsinud meie käest, et miks siuke kriis praegu üldse on või miks siuke haigus või et miks Jumal seda ära ei hoia või et meie väike armas Eestimaa, et mis me nagu teinud oleme, et siuke asi nagu juhtus. Mina olen seda kogenud, minu käest on seda küsitud ja mis me nagu oskame vastata, et me elame selles kurjas maailmas ja võib-olla on need inimeste endi otsuste ja tegude tagajärg, mis siin on. Et istusin mina ka üks hommiku köögis seal oma laua taga ja loen neid uudiseid ja loen jälle, kui palju on tulnud nagu haigeid juurde ja mõned on lahkunud ja et kuidas see nagu levib ja kuidagi tekitas siukse rõhuva ja nagu siukse kurva tunde. Aga tegelikult Jumal ei taha, et me ka nende raskuste sees nagu kurvaks muutume, vaid et meie silmad oleksid ikkagi tõstetud ülesse. Ja siis ma sirvisin oma telefoni seal edasi ja korraga mu pilk jäi ühele postitusele, kus keegi kristlane või kes ta oli pannud sinna ühe sõnumi või oma tunnistuse ja ma tean, et see oli siukene pikk sõnum. Aga ma lugesin sealt ühe lause ja mulle nagu sellest piisas ja edasi ma sealt ei jõudnudki enam, et seal oli siuke sõnum või lause, et ei ole lahingut maa peal, mida taevas poleks võitnud. See oli minu jaoks nii hulgustav, see oli kuidagi... Ma ei saanud sellest, ma lugesin seda mitu korda. Ei ole lahingut maa peal, mida taevas poleks võitnud. Ja ma tundsin korraga, et milline rahu tuli mu sisse nagu, et me ei pea nagu vaatama nende asjade peale ja muretsema. Ja siis ma mõtlesin oma nende tuttavate peale, sugulaste peale, kes võib-olla on mures ja kes ei tea,
mida homne päev toob ja kas nende töökohad on alles ja et nad on nagu tõsiselt nagu mures ja kardavad. Ja siis ma mõistsin, et milline eesõigus mul tegelikult on tunda elavat Jumalat ja kogeda armu iga päev. Et ka nendel rasketel aegadel, mis meie ümber on, et me võime tõsta oma silmad üles ja kogeda kuidagi Jumala armu kandnud väge oma elus. Ja on ju nii hea teada, et keegi hoolib sinust ja armastab sind. Et praegu on ülestõusmispühad, et millesse me usume. Et me usume ülestõusmisesse ja elu võitu surma üle. Et Jumal on võitja ja mitte keegi ega mitte miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest. Et olgu see väike julgustav tunnistus siis teile kõigile ja hoiame siis oma silmad ikka Jumala peal. Amen. Aitäh, Kristel, see on tõesti nii, et mille peale sa oma silmad paned, kas selle peale, mis on, või selle peale, mis Jumal teeb selle sees. Ma ka eile otsustasin, et ma ikka aeg-ajalt loen ja vaatan, et mis maailmas sünnib. Ja kuidagi, kui sa loed neid uudiseid, siis nagu Kristel ütles, et kuidagi see kurbus ja masendus tuleb peale. Aga üks asi on midagi, mis me saame teha. Me saame, nagu Kristel ütles, tõsta oma silmad ülesse ja täita oma meeli sellega, mis tõstab üles, see on Jumala sõna. Ja sa paned oma silmad selle peale, mis Jumal teeb selle keskel, mitte selle olukorra peale. Ja ma otsustasin, et ma ei loe ühtegi uudist enam. Neid on nii palju ja need on nii seinast seina ja igaühel on oma arvamus, igaühel on oma mõte, miks see on või millal see läbi saab. Ja loed ja mõtled ja mida rohkem sa loed, seda rohkem sa hakkad kartma ja rohkem sa hakkad pabistama. Aga kui sa tõstad oma silmad üles ja taeva peale, siis Piibel ütleb, et maailm on enda rahastust. Aga olge julged. Olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Ja täna, ma usun, on Jumal ka kutsumus üles oma lapsi, oma rahvast tõstma silmad üles ja taeva peale. Mitte ainult tõstma, vaid kuulutama seda ka üle maailma. Et Jumal on võitja. Jumal on võitja selles olukorras alati. Ja Jumal teadis seda olukorda ette juba enne. Aga tal on lahendus ja meie kristlasena võiksime tõsta oma silmad selle lahenduse peale. Ja nagu me täna võtsime osa sellest surma mälestamisest, see on üks lahendus. Tulla Jeesuse risti alla ja öelda, ma olen elanud oma elu valesti. Ma olen teinud palju asju, mis ma ei oleks pidanud tegema. Jumal anna mulle andeks. Ja Jumal tuleb ja puhastab meie südame surnud tegudest ja kõik patust. Ja annab meil uue elu. Aga Aivar, ole hea. Tule jaga meiega seda rõõmusõnumit Jeesuse ülestõusmisest. Jumala rahu kõigile. Tuli praegu just meelde, kui Kalmer rääkis, sellest on juba 20–30 aastat tagasi, kui Kalmer tuli usule Jumala juurde ja kuskil bussis sõitis ja kas sa ise, Kalmer, mäletad, aga bussi istme peal oli pastakaga kirjutatud, et Jumal on surnud. Ja Kalmer luges ja ütleb, et kuule, saatan loeb vanu uudiseid. Uuem uudised, et Jeesus tuli ülesse. See on see, mida Jumala vaim teeb, tuletab meelde väga häid kirjakohti. Ja vanu uudiseid ei tasu lugeda. Ja kui Kalmer ütles, et ta enam uudiseid ei loe, siis ma tegelikult usun, et seda kõige uuemat, seda sa loed ikka edasi. See on kõige uuem, Uus Testament, aga ütleb kohe ära, vanad võib ka lugeda. Vanas on tegelikult kõik asjad kirjas, peidetud, aga Jumal vaim ilmutab. Täna ülestõusmispühad,
kogu maailm tähistab. Ja et Jeesus Kristus, Jumala poeg, on surnust üles tõusnud. Aga ma loen selle kirja koha, et oleks siis kõigile raadiokuulajatele, pildiraadio vaatajatele, kes ei saa lugeda, aga mida see siis õigupoolest tähendab, mis juhtus ligemale 2000 aastat tagasi. Ja see sündmus on pandud siis 4 evangeeliumisse. 4 inimest kirjeldavad seda, kuidas nemad seda nägid ja kuulsid. Aga ma loen Matteuse, siis selline mees nagu Matteus kirjeldab, mis siis juhtus sellisel päeval. See oli siis nädala esimene päev. Meie nimetame seda pühapäevaks, aga juutidel oli siis nagu see hingamispäev juba ära olnud. Ja Matteuse 28 peatükk. Kui hingamispäev oli möödunud ja hakkas koitma nädala esimene päeva hommik, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama ja vaata, suur maavärisemine sündis, sest issand ingel astus taevast alla ja tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Kivi peale. Opa, ta nägu oli otse kui välk ja ta riided valged nagu lumi. Aga hirmu pärast tema ees värisesid valvajad ja jäid otse kui surnuks. Need olid sõjamehed, kes jäid otse kui surnuks. Ent ingel hakkas kõnelema ning ütles naistele, ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud, nõnda nagu ta ütles. Tulge siia vaadake aset, kus ta on maganud. Panite tähele, maganud. Nii. Ja minge usinasti ütlema tema ümbritele, et ta on surnuist üles tõusnud ja vaata, ta läheb teie eel Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen teile seda ütelnud. Saate näha teda. Ja nad läksid rutusti haua juurest minema kartuse ja suure rõõmuga ning jooksid seda kuulutama tema ümbritele. Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja ütles tere ja nad tulid ta juurde ja hakkasid tema jalga ümber kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal nad saavad mind näha. Aga kui nad olid minemas vaata, siis tulid mõned valvurist linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis olid sündinud. Ja need tulid kokku ühes vanematega, pidasid isekeskis nõu ja andsid sõjameestele rohkesti raha ning ütles, et ütelge, et ta jüngrid tulid öösel ja varastasid ta ära, kui me magasime. Kui maavalitseja seda saab kuulda, küll me teda meelitame ja teeme, et te saate olla mureta. Need aga võtsid raha ja tegid nõnda, mida neid õpetati ja see jutt on juutide keskel levinud tänase päevani. Amen. Vaadake, mida teevad sõdurid, kes on pandud valvama, et keegi ei varastaks Jeesuse ihu ära. Mitte keegi ei varastanud. Ingel tuli ise taevast alla, veeretas kivi ära ja istus selle peale. Ja valvurid sõjamehed, kes läksid ülempreestritele rääkima, et selline asi juhtus, tuli ingel taevast ja kõneles ja Jeesus tuli hauast välja ja läks ära. Ja ingel rääkis juttu, me kõike nägime, kuulsime ja siis neile valvuritele maksti raha. Ja küll me ka valitsejad meelitame ja keelitame, et ta jääks uskuma just teie sõna. Ja kujutage ette, vale otsa. Raha makstakse neile. Jüngrid varastavad. Kristlased varastavad. Oma usujuhi ära. Surnud inimesi peavad minema. Mis nad teevad sellega? Hakkavad mõnda tänavaid käima surnu õla peale. Vau, millised valed, millised asjad. Küll me keelitame ka valitsejad. Aga kujutage ette. Valvurid magavad ja näevad inglit tulemas. Kuidas magajas ei näha? Millised valed? Vau! Aga näete, keda rahaga saab teha? Rahaga saab suu kinni panna, silmad kinni panna ja isegi kinniste silmadega näha. Rahaga saab igas asja. Vägev. Aga mida me siit loost nägime? Me nägime, et ingel tuli taevast alla, et nägu oli nagu välk. Veeretas kivi ära, istus kivi peale ja ütles, ärge kartke. Minge ja rääkige jüngritele, et nad läheksid Galileasse, sest Jeesus läheb ka sinna. Nii, ja mõned punktid. Me kuulsime väga head tunnistust, et ei ole ühtegi sellist sõda ega olukorda, mida taevas pole võitnud. Taevas on kõik kontrolli all, Jumalal on kõik kontrolli all. Ja mõned punktid ma tahan nüüd seoses selle ülestõustusega rääkida, mis mul südamest tuli. Ma uurisin need kirjakohti. Jah, igasugused võitlusi on. Ma panin kirjakohad endale telefoni kirja
sõitsin siia, et rääkida neid, telefon viskas pildi eest ära ja siis ma olin kindel. Miks ma ei õppinud neid kirjakohta pähe? Äkki ma leian kuskilt üles Matteuse evangeelium mulle ei meelda, ma loen sealt lõpus selle ette ja kõik sellised asjad. Aga mõelda, kui nagu praegu olukord, et ei tohi saada kokku üle 2 inimese, ei tohi koguneda, meil on olemas interneti ajastud, me saame rääkida, aga kui ka internet ei oleks, midagi ei oleks, siis tegelikult see sama olukord, kui Jeesus käis jüngritega ja rääkis neile, neil oli omavahel osadus, koos olemine, nad käisid koos, nad olid külg külje kõrval ja ühel hetkel Jeesus võetakse neilt ära. Öösel keegi omadest annab suud, siis sõjamehed võtavad Jeesuse kinni, jüngrid põgenevad, nad on hirmul. Aga Jeesus rääkis seda ju 3,5 aastat, see juhtub, mind võetakse, ei juhtub, mind võetakse ära, aga te jääte, te saate püha vaimu, ma ei jäta teid kunagi maha. Ja see juhtuski. See juht võeti ära ja jüngrid olid äkki ilma juhita. Esimene asi, nad olid segatusest, nad olid kartusest, kui juht niiviisi hukatakse ristil, mis meist saab. Kas meid ka või? Kas nüüd on kõik läbi? Ja ometi Vana Testament maailma loomisest algusest saadik, noapäevist saadik, esimestest inimestest saadik, pattu langemisest saadik, uuesti linnade ehitamised, kõik Jumal räägib, et ma teen selle asja, ma saadan oma poja. Ja kui aeg täis sai, Jumal saatis oma poja, et ta saaks õpetada inimesi, üks ringkond inimesi, ja siis ta laseb kuradel ennast kinni võtta, ta laseb ennast meie eest hukata ja sealt edasi. Nii ma loen mõned kohad. Mis siis ometi juhtus? See oli Jeesuse keskne. Kõik järgisid Jeesust, kõik kuulasid teda ja nüüd võeti äkki juht ära inimeste keskelt, jüngrite keskelt. Ja nüüd oleme meie need, kes me peame nägema üksteises Jeesust. Sest Jeesus, kui ta läks taevasse, ta ütles, et ma olen iga päev teie juures kuni maailma ajastu otsani. Kujutage ette, nüüd ta räägib, et tuleb ka maailma ajastu ots. Kes usuvad seda? Praegu on parim aeg seda rääkida, praegu on armuaeg, praegu on kõige parem aeg. Nii, teine asi. Maarja läks hauale. Kaks Maarjat oli seal, ühes evangeeliumis ütleb, et 3 naist oli veel keegi 3. ja nad räägivad, mida nad nägid ja kuulsid. Nägid ja kuulsid. See on nagu täielik ju teaduslik tõestus, kui sa ise näed ja kuuled. Ingel rääkis. Jeesusega said nad kokku. Jeesus rääkis. Nad võtsid Jeesus ümber kinni. Jeesus rääkis, mida tuleb teha. Ka valvurid läksid ja rääkisid täpselt samat juttu. Ingel tuli. Jeesus tuli auast välja. Ingel ütles, et Jeesust ei ole siin, ta on üles tõusnud. Me kõik nägime, kuulsime, aga ütleme niiviisi, et valvurid, kes ei olnud nagu Jumala rahva seast, sama tunnistus. Ainult neil pandi suu siis rahaga kinni. Arvased kristlased, meil ei ole vaja suud rahaga kinni panna. Meil ei saagi panna. Me räägime ikka. Nii, 3. asi. Mis siis juhtus? Usklikud ja need inimesed, kes Jeesusel käisid peale seda, kui Jeesus ära läks. Jeesus oli hauas, tõusis ülesse ja oli nagu nähtamatu, oli kadunud, siis jüngrid olid kartuses. Ja kui Jeesus läks taevasse, oli viimast kord need koos, nad olid kõik kartuses, nad olid suures värinas, nad panid uksed lukku, nad kogunesid, sest nende juht oli ära võetud. Juht võeti ära, kas me ise peame neid kuidagi, kes meist oleks, kes asendab, mitte keegi, tohutu kartus ja siis tuli see tõotus, püha vaim tuli, kõik said täis Jumala vaimu, Jeesus ise tuli nende keskele pühas vaimus ja see on kuni tänapäevani. See on kuni maailma ajastu otsani. Kallid õed-vennad, kallid kristlased, see on nüüd see sama kogudus, kus Jeesus tuli juba 2000 aastat, on ta püha vaimuga meie keskel, pühas vaimus meiega koos kuni maailma ajastu otsani. Ja mis juhtus? Jüngrid said täis julgust. Nad hakkasid avalikult rääkima. Ühel päeval tuleb 3000 inimest usule. Nad on täis julgust. Ja mis siis juhtus? Nad olid julged ja ümberringi inimeste seast tuli suur kartus nende pärast. Nüüd on vastamine olukord. Kristlased täis julgust ja maailm kardab neid.
mis asi see küll on? Kuidas need nii julged on? Nad on täis magusat viina ja bla, bla, bla. Igasugused muud valed sinna otsa. Neljandaks, kui Jeesus suri ainult ühte surma. Vanas testamendis on öeldud, et kes on pattu teinud, see peab surma surema. Piibel ütleb, Jeesus suri üks kord. Ta ei surnud surma, ta suri. Aga inimese kohta ütleb, et kellel ei ole lunastust, ta peab surma surema. Ehk siis surema ihulikult, surema vaimselt. Jeesus suri ihulikult ja mis juhtus? Neljandaks, ta läks alla, ta läks kuskile sügavasse paika, kus on teemonid, kus on saatan ise, ta röövis temalt relvad. Ta röövis relvad ja tegi ta avaliku pilke aluseks. Ma mõtlesin selle peale, üks avalik pilge on see, kus saatan tuuakse Jumala ette ja Jumal viskab ta tule järve koos teemonitega. Ja kõik saavad rõõmustada, milline võit. Teine asi, kui sa kuuled täna, kui inimesed räägivad juttu, siis igas lauses on sarviline. Kui midagi halvasti läheb, siis öeldakse sarviline. Mul on nii hea meel, et teda pilgatakse iga halva asja pärast. Kui midagi hästi läheb, siis ei tänata eriti seda sarvilist. Aga meie täname Jumalat, kui hästi läheb. Ja ma olen kuulnud, kui midagi halvasti läheb, siis tänatakse ka Jumalat. Sest see on väga kindel. See on nii käibki. Jeesus läks alla surmamanda viisus relvad. See oli neljas. Viiendaks, ta viis oma vere isa ette. See toimus kõik selles teises maailmas, mille kohta Jumal ütles surma surema, aga Jeesus ei surnud teist surma, vaid ta kõndis seal vabalt ringi. Ihu suri ära ja ta kõndis sellest teises riigis, läks, võttis saatanalt relvad, tegi ta avaliku pilke aluseks, võttis oma püha vere ja viis taevasse isa juurde. Seda tegi seal maailmas, sest seal ta ei surnud, saatan ei saanud temale õigu. Ta ei saa surra, ta on Jumal. Jumal ei saa surra. Ja nüüd, mis veel enam? Ta tuleb oma ihusse tagasi ja tema ihu ärkab üles. Jumal teeb sellise asja. Seitsmendaks, Jeesus ütles, et ta tuleb ise selle sama ellu äratatud ihuga tagasi, selle muudetud ihuga. Ta tuleb tagasi siia maailma ja võtab enda omad kaasa talle kulma. Jälle ta räägib, et tema tuleb samamoodi. Siis tulevad kaks inimest, kes olid enne Jeesust elanud, kui Jeesus läks taevasse. Kõigi inimeste nähes, siis need inimesed ütlevad, mis te vaatate sinna? Ta tuleb samal kombel tagasi, nagu te nägite sinna minemas. Samal kombel. Nii et tegelikult näitavad seda, et see sama Jeesus muudetud ihuga, Piibel ütleb, et tema läks uudse viljana esimesena, oli ta surnust üles tõusja. Tähendab, et praegu siiamaani ei ole keegi veel üles tõusnud oma ihus, muudetud ihus, mis saab siis nii minna läbi selte, nagu Jeesus kõndis siin maa peal veel enne ära minekut, et kui ka teda ei saa keegi kinni püüda, ta võib kohe ära vaihtuda, nähtamatuks minna, et see on see muudetud ihu. Ja Jumala sõna räägib, et me kord saame kõik muudetud ihud. Ja kui me mõtleme, mis asi see muudetud taevaline ihu on, siis see kirjeldab, kui on olemas loomaliha, kui on olemas linnuliha või kalaliha, samamoodi on olemas taevalik ihu ja maine ihu. Et kui inimene ütleb, et ei saa olla taevalik ihu, aga kas on erinev loomaliha ja kalaliha? On. Samamoodi on ka maineliha ja taevane liha või ihu. Et Jumala sõna sellepärast seda selgitab, et on olemas. Jeesus oli esimene. Nii, ja nüüd, mis juhtus? Seda ma lugesin ja rääkisin. Jeesus, mida ta tegi seal maailmas, ta elas, võttes saatanalt relvad, viis oma vere isa juurde, tuli oma ihusse ja ärkas selle ihuga üles. Ja ta ilmus inimestele, kes ei uskunud. Toomas ütles, et kui ma ei saa teda katsuda, ja Jeesus kohe tuli sinna ja ütles, katsu minna maelaauke ja seda oda auku, kas vaimul on liha ja veri. Nii et ta ei olnud vaim, ta oli üles tõusnud ihu. Ja nüüd viimased punktid, mis on selle ülestõusmise tagajärg, miks ma seda nii väga rõhutan ja räägin. Esiteks, et ta elab. See tähendab seda, et see, milleks ta siia maailma tuli, see, mida ta rääkis, et mis saab tulema, et ükskord on taevane Jeruusalemm, kus pühad kogunevad, see kõik kehtib, sest Jeesus elab. Oleks ta seda rääkinud jüngritele ja siis tuli üks röövjõuk, võttes ta kinni, hukkas ta ja sellega oleks kõik läbi.
Ja siis võiks kahelda, kas ikka tuleb see, nüüd on surnud, haud on ju siin. Nüüd on surnud ja haud on ju siin ja kas siis tuleb ja haud on ju siin, ta on ju siin hauas ja ta ei ole hauas. Kõik nägid teda. Ta tõusis üles, esimesena tuli ingel, ütles, teda ei ole siin, ta läheb Galileasse, mingi ka Galileasse. Siis sõjamehed läksid ruttu jooksuga. Me kuulsime, mida ingel ütles, Jeesus tõusis üles, läheb Galileasse. Ei, ärge seda küll rääkige. Kõik kehtib. Taevale Jeruusalemm, taevale talle kulm, pidu, pühade kogunemine, selle maailmaajastu lõpp, kõik kehtib. Nii, see on esiteks. Teiseks, see, mida ta ütles, et kes meie oleme. Ta ütles, te ei ole enam võõrad ega majalised, te olete minu sõbrad, te olete minu vennad ja te olete kaaspärijad, et mina olen isa varanduse pärija ja teie olete kõik pärite ka varanduse. Kui oleks Jeesus lihtsalt surnud, maha maetud ja siin ta on, käima haual, siin ta on. Kas see ongi see pärandus, me saame selle mullale, läheme ka ükskord mullale? Ei ole. Jeesus tõusis üles, rääkis juttu, ütles uskumatult Toomasele, katsu minu käsi, katsu, ma ei ole vaim. Me oleme kaaspärijad. See kehtib. Nii, kolmandaks, et inimesed tervenevad ja saavad pääseda Jeesus tervenes inimesi. Jeesus ütles, et uskuge lihtsatasse Jeesusse ja nii edasi, uskuge Jumalat ja parandage meelt taevariikal lähedal. Kõike, mida ta rääkis, ta tõusis üles, ta läks taevasse ja kõik see kehtib. Nii, mis veel kehtib? Jumala riik eksisteerib. Kõik ülekohus saab karistatud, nagu Jumala sõna räägib. Ja kõik head teod saavad palga, tasu. Kui see Jumala sõna räägib nii, terve Piibel räägib seda, et kõik pahateod saavad karistatud, kõik halvatähed saavad karistatud ja kui sa need ära lepitad, siis sa saad uuesti kõik andeks. Ja kui see Jeesus oleks nüüd surnud, ta tuli siia maailma seda kinnitama, et kui ta ei oleks üles tõusnud, siis me ei oleks kindlad, kas me ikka saame andeks. Me ei ole kindlad, kas me saaksime palga, kui me oleme võtnud vastu Jumala ja me ei ole kindlad, kas need halvad inimesed saavad ikka karistatud. Mitte midagi ei oleks kindlad, aga nüüd on kindel, see kehtib. Jeesus on üles tõusnud, Jeesus elab, see, mis ta rääkis, ta elab praegu. Veel üks asi, kõik, mis Piiblis Vanas Testamendis kirjas ja Uues Testamendis kirjas, kõik see kehtib. Vanas Testamendis Jumal räägib, et ta saadab oma poja, kes kinnitab seda, mis Jumal on rääkinud. Nüüd poeg rääkis, isegi hääl tuli taevast, see on minu armas poeg, teda kuulake. Jeesus elab praegu, ta on üles tõusnud, teda kuulake. Kui see nii ei oleks, me ei oleks kindlad, kas me peame kuulama. Kuuendaks, selle tagajärg, et Jeesus tõusis ülesse, saatan sai lüüa. Ta sai lüüa. Tema käest viisuti relvad ära, tal ei ole meelevalda, Jumalal on meelevald. Jumal on meelevald haigusi tervendada, inimese tervendada ja inimese päästa. Saatanal ei ole meelevalda, need relvad on viisutud. Ja viimane, seitsmendaks, see, mida ilmutuse raamat räägib, mida Jumal on tõotunud, mis tulevikus saab olema. Kõik uus Jeruusalemm, pühad, inglid, suured elamud, linnad, jõed, mered, palk, mis makstakse taevas, varandused, pärandused, see kõik kehtib. See ei ole maha maetud, see on üles tõusnud. Kui on elu, siis on elu. Mingit surma ei ole. See on tänane minu sõnum. Jeesus on üles tõusnud, kõik kehtib kuni maailmaajastu otsani, selle maailma otsani. Vaata, kui hästi ütleb, et maailmaajastu, nii et on uus maailm, see on Jumala riik, kuhu me kõik suundume, aga see maailmaajastu lõpeb ära, aga siiamaani kõik, mis on selles vägevas Jumala sõnas kirjas, kõik kehtib. Jumal ei saa surra, ta on surematu. Amen. Olge õnnistatud. Ja võime tõusta ja täname Jumalat palves. Isa, me täname sind, et see plaan, mis on maailma algusest, maailma loomisest, mida sina tegid, et see on sinu ajastu järgi niivõrd täpne, niivõrd kehtiv, kuidas sina oled öelnud, et kui aeg täis sai, siis sa saatsid oma poja siia maailma. Ja kui aeg täis said, siis sa võtsid oma poja ülesse oma paremale käele ja ta valitseb täna. Isa, me täname sind,
isa, me täname, et midagi ei ole sinu sõnast läinud tühja. Midagi ei ole läinud kaotsi. Isa, me täname sind, et sa oled saatnud oma kalli püha vaimu. Sinu püha vaim on sinu maakera. Täpselt samamoodi, nagu Jeesus oli selle väikese inimgrupiga koos, on sinu kallis püha vaim selle suure inimgrupiga üle maakera. Mitme miljardi inimesega koos ühel ja samal ajal. Jagamas seda sama informatsiooni, et täna Jeesus päästab, täna Jeesus tervendab, täna saame patud andeks, täna saame päästatud, täna saame oma nime taeva raamatusse, kui me võtame Jeesus oma südamesse, kui me usume temast. Isa, me täname sind selle imelise aja eest. Amen. Pühad, siis vaatame üles ja vaatame taevasse, vaatame Jeesuse peale, vaatame, mis tema on teinud. Amen. Ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sa tuleb minule, ka siis, kui pimedus mind ümbritseb, ma tean, et Jumal sina maalitseb. Ma tõstan silmad üle nägede, ma püüan samme hoida sinu teel, ka siis, kui lavastan kraavid ees, ma tean, et Jumal sina valitseb. Ma kiidan sind, isa, sina valitsed, ma kiidan sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõik võimas, ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Sina valitsed. Ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sa tuled abi minule, ka siis, kui pimedus mind ümbritseb, ma tean, et Jumal sina valitsed. Ma tõstan silmad üle nägede, ma püüan samme hoida sinu teel, ka siis, kui avastan kraavid ees, ma tean, et Jumal sina valitsed. Ma kiidan sind, isa, sina valitsed, ma kiidan sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõik võimas, ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Ma kiidan sind, isa, sina valitsed, ma kiidan sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõik võimas, ka täna valitsed. Sulle tänu Jumalale, Kristus on üles tõusnud ja me lõpetame ka siin tänase teenistuse õnnistussõnadega. Rahu ja armastuse Jumal, hoidku meie südamel, meie mõtted ja meeled ikka õnnistegijas Jeesuses Kristuses, kuni tema meile järele tuleb. Olge väga õnnistatud, armsad vennad ja õed, ja õnnistatud ülestõusmispüha teile.